Tšau! Nagu juba te kõik miljonid ja miljonid inimesed teate, siis mul on omaenda videorubriik Tartu Postimehes, mis kannab nime Minu Tartu. Minu Tartu tähendab siis lugude sarja, kus tuntud ja tundmatud tartlased pajatavad seikadest erinevates Tartu paikades ja see peaks siis andma justkui ka linlastele uut mõõdet, et näete, siin tegi Priit seda või Peeter koges toda. Igal juhul selliste projektide puhul jääb väga palju materjali üle, aga et seda visata lihtsalt ajaloo prügikasti, siis minu süda ei luba. Ja ma jagan teiega neid episoode, mis võib-olla valmis produkti ei sobinud, aga siiski võivad need olla päris põnevad pajatused. Esimesena võtame ette Priit Kolsari, kes on tuntud Cool Tiina ja temal on tõepoolest kadestamist väärt elukogemus ja pajatused ja eriti just 90-ndatest, mis nagu teada, mind kõige enam paelub ja loodetavasti ka teid. Kusjuures ma imestan, siin on nagu see 16 kannu nagu siin käis. Oled söömas käinud või? Ma olen söömas ei ole, aga ma siin olen läbi käinud paar korda, et siin on meeletu rahvas, on head söögid, jah? On head söögid, ja mõistlik hind. Ja siin on lihtsalt see, et ma ei saa aru, et siin inimesed tulevad, ma vaatasin, see on parklan autosid täis. Tänapäeva noortel, nemad vist ikka üldse ei adu. No ilmselt mitte, jah. Teistmoodi see igapäeva elu võib-olla tollaegses Tartus oli, et ma ei tea, kogu see kuritegevus, see oli kõik nii tavaline, et jälle keegi kõmmutati maha ja nii edasi. Kuidagi see oli nagu, nagu selline, ma ei tea, kuidagi igapäeva elu osa nagu ja vaata ise olid noor ka vaatasid asjadele teisiti. Ja praegu kõik on teistmoodi ja nii edasi. Aga tookord oli ka, põhimõtteliselt olid ju need nimed ja kes siin Tartus ringi liikusid ja kes need mingid kaabakad ja pätid olid ja kõik olid teada nagu, või kõik teadsid kõiki ja... Oli see kokkupuuted endal ka? Mingil määral ikka oli, jah, aga osasid seal teadsid, tundsid, olid kuskilt pidi nagu kellegi kaudu teadsid neid ja muidugi Atlantises oli nendega kokkupuuteid, sest nad ju kõik käisid mööda klubisid ringi ja... Aga mismoodi nad olid? Olid nad sellised fa-vennad või nad olid nagu respekteeritud? Ei, nad olid jah, selles suhtes ikka siuke respekteeritud punt oli nagu või et kõik nagu teadsid neid ja kartsid neid või kuidagi nagu ikka siuke, nagu need pätikambad olid, on ju. Ei maksa jännata. Ei maksa jännata, jah. Ja igast ma mäletan seda veel, kui olid need... see oli ka ikka väga kauge aeg, kui veel üleval seal, nii-öelda Atlantise majas oli üleval, oli ööklubi või seal... Ta oli veel siis poolenistise... Või tähendab, see maja oli vana veel enne remonti nii-öelda. Seal üleval oli klubi, seal piljardisaalid, värgid, särgid. Enne kui see remont tehti, all suur klubi, siis seal oli see, et ju Eskander tuli klubisse ja kõik teadsid kohe. Ja siis olid need vennad Rustammid reisk. Siis kõik olid, oi, Rustammid. Kõik olid nagu, tõmbasid nagu vaikselt kuidagi. Kõik kartsid. Ma mõtlen, kas nad kippusid kaklema või... Ei, eks seal oli ikka kaklusi oli ka ja asju ja... Ükskord oli, ma olin ise seal vist tegin... Kas ma äkki mängisin musa seal või mis asja ma tegin seal ja siis mingid jõusaali inimesed sõitsid vastu. Ja siis mingisugused tulid sinna klubisse, need Rustammid ja seal üks hakkas, mingisugune noor kutt istus mingi neiuga seal ja siis nad läksid sinna lauda. Ja ühesõnaga nad, ma ei tea, kuidagi võtsid selle neiu sealt kuidagi, võtsid sinna enda kätte kuidagi. Ma ei saanud aru, mis seal toimus, sest ma nägin seda kõike nagu eemalt pealt. Kas see oli mingi nende tuttav või mingi probleem neil nendega oli seal igal juhul ja siuksed asjad seal ikka toimusid. Ega muidu neid selliseid inimesi ei olekski teadnud tollel ajal, kui ei oleks ise klubis käinud, sest tegelikult klubi oli siuke koht, kus nagu kõik käisid koos, ütleme, selline seltskond nagu. Ja paratamatult, kui sa seal ise seal klubis olid, ei käinud seal mitte niisama peol mõnikord, vaid olid seal nagu, töötasid lausa, siis sa lõpuks ikkagi teadsid neid kõiki ja keda nägupidi ja keda nimepidi ja kellega olid ka koos kuskil võib-olla lauas istunud ja nii edasi ja nii edasi. Meil ju käisid ju siin raadios ka käisid see Sooja
kes seal käisid ju mingid, no nad olid kõik mingid ilged musahuvilised ja noh, musa ju kuskilt tollel ajal ei olnud saada ja siis käisid siin lindistamas ja nii edasi, et aga nad nagu kuidagimoodi saab, ma ei tea, käisid esinemas ka neile või? Ei käinud, aga no lihtsalt osadega said hästi läbi ja niimoodi. Kui sa juba olid artist, ühesõnaga, kuidas tol ajal oli, kuidas sa teenisid? Mis su esimene auto oli? Esimene auto mul oli BMW, oli kolmanda seeria BMW või noh, see rullnokk. E30 siis, jah? Ma isegi ei mäleta, mis iganes kerenumber see oli. Aga see oli võib-olla jah, veel siis ma alles hakkasin neid esinemisi alles nii-öelda tegema. Ja teine auto oli mul samasugune tegelikult. Aga see oli ikkagi tegija värk? Tolles ajas? Tea, kuivõrd tegija ta oli, noh, eks igasugune selline auto oli tegija mõnes mõttes, noh, BMW veel eriti. Aga selle esimese auto ma ostsin sõbra käest, tuttava käest sealt, kellel on Ränikivi autoteenindus nii-öelda selle poisi käest ja seal me ka veetsime palju aega. Ja noh, auto oli jah selles suhtes, et noh, ma mäletan seda aega, et senimaani, kuni sul autot ei olnud, oli siuke tunne, et nagu sa oled nagu lõksus või vangis nagu. Või noh, et sa ei saa kuhugi minna ja sa on kuidagi, noh, kogu aeg kõik kuskile minekud oli ju, noh, kellegi ja siis, kellel auto juba olemas oli ja kuidagi sul endal oli siuke tunne, et sa oled nagu jalutuna, kuhugi minna ei saa ja siis oligi see, et kui sul lõpuks, kui sul endal oli see auto, siis oli nii, et Pärnusse, yes, Tallinna, yes, mis iganes, kuna lähen, kuna tahan, siis lähen. Et see oli nagu vabadus oli kohe. Ja seda vabadust sai ilmselt tol ajal rohkem nautida ka, siis oligi mida iganes külg ees ja kuidas... Ja, ei, see oli, siis sai ikka väga palju sai tegelikult ringi sõidetud ja noh, pluss siis igasugused üritused ja no, kusjuures oligi nii, et enne, kui mul autot ei olnud veel, siis oli ka päris palju nagu ringi käimist, aga alati oli see, et kõik need tripid sai tehtud kellegi tuttavaga, kellel siis oli auto olemas ja siis oligi, et sai mingisuguse pundiga nagu ringi sõidetud. Et jah, igasuguseid Eesti urkaid, mingisuguseid Ida-Virumaa mingid kahtlase väärtusega ööklubisid ja asju sai käidud niimoodi läbi ja veidrad ajad olid. Aga sul endal ärevaks ka läks millalgi? Ma mõtlen nagu, ma ei tea, madinaks kellegagi kuidagi... Meil oli ühe korra me käisime, noh oligi jälle selline samasugune sõit oli, kurat, kas see oli Jõhvis äkki või? Käisime Jõhvis ja olime siis, minu arust me olime äkki selle, kui ma õigesti mäletan, võib-olla me olime selle sama autoga, mille ma siis, millest sai minu esimene auto tookord nii-öelda, tookord oli veel selle sõbra oma. Ja käisime Jõhvis, seal oli veel onu Bella vist oli ka, äkki Kiljak oli ja siis kaks poissi olid veel ja ühesõnaga me tulime sealt mingist ööklubist välja ja olime seal auto juures ja siis Kiljak sai veel, siis hakkas seal seda raha veel lugema, mis me sealt klubist saime. Siis väljas oli mingisugune kohalik, mingi pätikamp, kes seal peksis mingit tüüpe või mingit tüüpi ja me olime seal oma auto juures uksed lahti ja see tüüp nagu põgenes seal nende peksjate ja siis tuli hüppas meie autosse, hüppas siia kõrvalistmele. Ja need pätid millegast arvasid, et need on meiega koos, siis lendasid kõik sinna, üks tõmbas juhi ukse lahti, pani jalaga juhile, ta sai vist seal käed ette panna või midagi. Keegi seal virutas jalaga vastu kuradi auto tagumist tuld, ma vaatasin niimoodi, et siin läheb mingiks mäsuks. Aga noh, midagi hullu õnneks ei juhtunud, et seal üks nagu tüüp sealt kambast vist lõikas läbi, et need on mingid muud tüübid, need ei ole üldse sellega koos nagu. Ja kuidagi tõmbasid sõbrad sealt ära, noh me olime nii, et me istusime kohe autosse, panime sealt jehhat, hakkasime Tartu poole sõitma ja siis noh, kõigil olid närvid nii läbi. Esimene mingisugune putka või baar, ma ei tea, mis seal tee ääres kuskil oli, et seal oli siis tehti peatus ja tõmmati mingid joogid kähku autosse nagu. Et see oli siuke päris siuke šokeeriv äratulek sealt. Aga noh, Ida-Virumaa oli tollel ajal meeletult kriminaalse kuulsusega. Noh, kõik see oli kõik need igasugused, ma ei tea, noh, selle aja uudised olid, et
et kuskilt kaevanduse šahtidest leiti seal mingid plaibad, mingid vennad tšatšukid, mingid mingi hirmus röövlipande liikus ringi ja see Ida-Virumaa oli väga ohtlik koht tegelikult. Et ma ei tea, kust üldse see julgus tuli, et lähme sinna mingisse klubisse diskot tegema, et ei ole midagi. No. Seal praegugi vist toimub mingisuguseid jõhkraid asju. Endiselt, jah, seda küll, jah. Järelikult oli hea raha. Oli ja raha oli, ma ei mäleta, mis need summad olid. Ei, raha oli väga okei tollel ajal tegelikult. Sest ma mäletan sihukest asja, me olime ühe korra Saaremaal, ma ei tea, endise nimega Diva ja mis iganes, see üks ja sama klubi, mis seal kogu aeg on olnud. Ja me käisime seal, olime vist seal 2 õhtut äkki, mängisime laatime ka mina, Mike Sun ja Onu Bella ja tollel ajal, kus juures väga hellalt jagati jotsi. Ja põhimõtteliselt oli nii, et me igaüks teenisime oma ühe õhtu palgale või tähendab, mis meil kogu see palk oli, igaüks sai täpselt sama palju topelt teenisime igaüks veel jootrahaga. Aga seda jootraha siis andis? Inimesed tulid tellis lugusid ja põhiline see, et need, kes olid ütleme, veitsa sellised, pidasid ennast siis veits kõrgemaks teistest, need ikka andsid jagasid ellalt raha nii-öelda. Aga mis see taks oli, ma ei tea? Üks lugu, sott, 2 sotti, kurat, ma ei mäleta, mis need kroonid olid 50-sed, 100-sed? 25 krooni, 10 krooni oli. 25 oli selline tavaline äkki. No ütleme, et seal lihtne inimene tuli ka 5-kaga ja niimoodi, aga kui sa olid juba mingi tegija või mingi pätt, siis sa tulid mingi 50-se või 100-ga. Sest ma mäletan, siin Atlantises näiteks oli küll niimoodi, et siin need nii-öelda natukese sellise pätimaa kuulsusega tüübid ikka käisid ja seal osad, kes tahtsid ikka näidata, et nad on ikka kõvad tegijad, siis ikka 100 oli jumala okei summa anda mingisuguse laulu eest. Vinge. Olid ajad.